Tere taas, mina olen Heli Künnapas ja aeg on otsad kokku võtta sissetulekute suurendamise väljakutsel. Me oleme tänaseks juba 5 sellist suuremat teemat läbi käinud ja tänaseks on jäänud 6. ehk viimane teema. Ja selleks on täna õpeta. Võib kohe algul kõlada, et me oleme juba sellest rääkinud, sest ühel päeval oli meil selline teema nagu, et kogemuste jagamine või jaga ekspertarvamust. Jaga ekspertarvamust. Ja see ekspertarvamus, me rääkisime juba tol päeval, et see kõlab nii suurelt ja uhkelt, aga tegelikult võib võtta, et sa oled ekspert kõigil aladel, mida sa tead teistest paremini. Nüüd see õpetamine on jällegi selline, et tõesti õpeta mingit mis iganes ainet, teemat edasi. Et eksperdina sa nagu jagad oma teadmisi, aga õpetades on see, et sa tõesti õpetad konkreetselt kedagi midagi tegema. Mina olen ise nüüd hakanud selle õpetuse järgi tegutsema ja õpetama hakanud. Ma panin kokku siin mõned päevad tagasi oma suvise koolitusplaani, millest esimesed koolitused on kõik juba välja kuulutatud, üritused Facebooki lehele tehtud ja ka siin grupis lugedes rikkaks jagatud. Ja selle jaoks ma sain indu just sellest koolitusest ja sellega, et ma siin teiega suhtlesin neil teemadel ja et te arutlesite minuga seal grupis kaasa ja panite mõtte liikumine, et suur tänu kõigile, kes on siin kaasa rääkinud ja olemas olnud. Nüüd õpetamine ongi jällegi see koht, et sa leiad selle, mida sa oskad või leiad ka jällegi, et teatud teemadel on see, et on näiteks need samad põhikooli või algkooli matemaatikad, eesti keeled, mis iganes taolised ained. Me oleme enamus neid ju õppinud ja võtta kas või seesama matemaatika, et okei, meil on teatud viisid, kuidas õpetada, aga samas me oleme kõik õppinud 1., 2., 3., 12. klassi matemaatikat. Olgu, ei oska seda võib-olla edasi õpetada, aga see on lihtsalt üks näide, et õpetada seda, mida sa oled õppinud. Eksperdina see on võib-olla niisugune spetsiifilisem ja sa tead mingil alal rohkem, aga õpetades peaks olema lihtsam leida, et laienda veel neid teemasid, mida sa võiksid õpetada. Kuidas öelda ilusti, et otsi endast lollimaid. Et nii lihtsalt on, et sa saad õpetada neid, kes teavad sinust vähem ja samas see keegi võib olla see, kellel on just vaja seda, et natukene edasi saada ja natukene seda õpetust juurde saada. Täna ma just lugesin või korjasin kokku kõik oma laste siin selle kooliaasta tunnistused, diplomid, kiituskirjad ja kõik muud sellised asjad ja ma tean, kui palju ma olen ise õpetanud selle aja jooksul ja see ei lähe nagu tõesti ekspertarvamuse alla ilmselt kirja, et ma õpetasin, kas või seesama, et õpetasin õppima. Õpetasin seda, kuidas sa istud ja võtad üks ülesanne teise järel, kuidas sa ei kuku kokku, sest sa vaatad, et 10 ülesannet on teha ja et võtadki ühe kaupa, et sul on üks ülesanne, siis võtad teise, mitte see, et 10 korraga, et seda ülesannet tükkideks jagama. Ja praegu tagantjärgi mõeldes ma saan aru, kui palju ma olen ise õppinud selle õppeaasta jooksul, sest ma olen kõiki neid lapsi nagu aidanud edasi järgmisse kohta. Ja see ei tähenda, et järgmisel õppeaastal ma oleksin nüüd sama tark ja ma suudaksin neid samu inimesi ehk enda lapsi aidata, sellepärast et nemad astuvad ka samamoodi edasi ja nad on hoopis uued kliendid siis selleks ajaks. Sellepärast, et neil on hoopis teised vajadused, teised oskused ja teised sellised hetked ja punktid, kust nad asuvad seda õppetööd siis tegema. Aga suviste koolituste juurde jälle tulles, et mina käisin enda teemad välja. Ma hakkan järgmisel nädalal rääkima ajajuhtimisest, raamatute kirjutamisest, kirjastamisest, sellest, kuidas teenida 1000 eurot suve jooksul, lisateenistust. Et kõik need teemad ja elu muutmine, näiteks juulikuus räägime, kuidas täielik elu muutus teha. Et kõik need teemad on sellised, mis mind ennast väga kõnetavad. Ja ma tunnen seda, kuidas nagu paljud on valmis selleks, et neid teemasid edasi minna, nendega edasi õppida. Need koolitused tulevad umbes 1,5 kuni 2 tunnised, sellised minikoolitused, aga kui on huvi ja kui näha on, et need teemad jäävad pooleli või lahti, siis kindlasti ma olen valmis edasi minema. Aga võta nüüd sina samamoodi julgelt ette ja mõtle välja, teil oli, et mida sa võid koolitada, mida sa võid õpetada. Teil oli siin kõigil väga põnevaid teemasid, väga põnevaid valdkondi ja paljud juba tegutsevad sellel alal, et annavad oma teadmisi edasi. Aga kui sa ei ole seda veel teinud, siis võta nüüd ette ja mõtle välja, mis on sinu järgmised plaanid, mis koolituse sa saaksid teha,
või millist teist nendest meie läbikäidud valdkondadest saaksid kasutada, et nüüd lisasissetulekut tekitada. Praegu enamus investorid ei taha väga enda portfelli vaadata, neid numbreid seal ja kõigist poehindadest, asjadest me ei räägigi. Tanklas käime ilmselt kinnisilmi, aga see ongi see koht, kus me peame mõtlema ise, et hindade tõus, jah, me saame teha mingid teistsugused valikud mingi piirini, aga mingilt maalt tuleb ette see koht, et me peame tegelema sissetulekutega, ei piisa enam sellest, kui me ostame mingit odavamat saia või odavamat kütust sul ei olegi väga osta, on ja, et käid jala rohkem, mõnes kohas piisab sellest, mõnes kohas mitte, on ja see tähendabki, et me peame tegelema enda sissetulekutega. Nii et mina mõtlesin enda jaoks konkreetsema plaani välja, koolitusplaan on teie kõigi ees, väga vahva, kui mõnigi teist tuleks ja osaleks, et ehk ma suudan teile veel midagi seal juurde anda, lisaks sellele, mis ma selle väljakutse raames olen teile pakkunud ja kindlasti ma ootan ja loodan, et teiegi saite siit väljakutsest mõned mõtted ja neid edasi annate või siis kasutate enda sissetuleku suurendamiseks. Et aitäh kõigile, kes te need 6 korda siin minuga kohtusite ja suur tänu, et kirjutasite ja rääkisite sellest ka grupis, et mis on teie mõtted ja kogemused. Nii et järgmiste kohtumisteni ja kindlasti ootan ka teie kommentaare, et minu poolt milliseid teemasid võiks veel tulla, et milliseid koolitusi ja kohtumisi veel ootate. Nii et ilusat suve ja tegutsemiseni!